Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Ja me räägime edasi siis meile uuendamisest ja tänase saate pealkiri on tegelikult mida sa mõtled. Ja see on üks huvitav asi, sest et kui me analüüsime ennast, siis tegelikult me mõtleme kogu aeg millegi peale. Et seal ei ole tegelikult sellist hetke, kus me nagu mitte millelegi ei mõtle. Me kogu aeg mõtleme mingite asjade peale. Aga oluline on see, millele me mõtleme ja mida me mõtleme, sest et Jumal ütleb kolosslaste kirjas ja 3. peatükis ka, ta ütleb sellele, et mõtelge nendele asjadele, mis on ülal. Mis see tähendab? Mõtelge Jumala asjadele ja mitte nendele asjadele, mis on siin all maa peal. Sest et kui me nii-öelda just keskendume kogu aeg oma mõtlemised nendele maistele asjadele, siis tegelikult need asjad tõmbavad meid eemale nii usust ja need asjad tegelikult, need ei julgusta meid. Need ei tooda meile usku, need ei õhuta meid, vaid tegelikult nad tõmbavad meid maha. Sest et siin maa peal ei ole väga palju häid asju toimumas. Aga Jumalal on head asjad meie jaoks ja Jumala sõna on see, mis toodab meis usku, see, mis julgustab meid, see, mis õhutab meid, see, mis tõstab ja ehitab meid. Nii et kui me paneme oma mõtted Jumala asjade peale ja nendele asjadele, mis on üleval, nii öelda siis see toodab häid asju meie elus. Nii et Jumal ütleb, et me peaksime keskenduma ja just nagu panema oma mõtted. See on jälle see, et paljud inimesed võib-olla ütlevad, et aga ma ei saa ja mul lihtsalt tulevad need mõtted. Ja see on tegelikult vale, sest et meie saame valida, mida me mõtleme, mille peale me oma mõtted paneme. Ja sellepärast Jumal ütleb ka seal kolosslaste kirjas, et pane oma mõtted või ta isegi ütleb ka, et nagu keskenda või fokusseeri oma mõtted nendele asjadele, mis on üleval. Nii et see on meie teha tegelikult, see on meie meelevallas. Ja Jumal annab meile alati head nõu, mis on meile kasuks. Ma loen ühe hea kirjakoha, mis tegelikult kogu seda teemat väga hästi iseloomustab ja see on 3. Johannese kirjas 1. peatükis ja 2. salmis. Ja siin on öeldud niimoodi siis. Armas soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Nüüd see on natukene ütleme vanem eesti keel ja võib-olla me tänapäeval täpi pealt samasugust kõnepruuki ei kasuta, aga ma loen ühe teise tõlke, mis annab selle asjale võib-olla laiema värvingu ja see on laiendatud tõlge. Ja see ütleb niimoodi, armas ma palvetan, et sa oleksid jõukas igal viisil ja et su ihu oleks terve, nõnda nagu ma tean, et su hingel läheb hästi ja see on jõukas. Nüüd, kuna me tegeleme siin just selle hingealaga, sest et kui me räägime meele uuendamist, siis see tähendab just meie mõtlemise muutmist, siis ta seostab, mille ta seostab siis? Ta seostab meie tervise ja ka meie materiaalse olukorra, ehk siis meie jõukuse sellega, mis toimub meie hinges. Ja just, et ta isegi kasutab sükest väljendit, võib-olla me tavakeeles ei kasuta seda kogu aeg nagu, et hing on jõukas või hingel läheb hästi. Nüüd see tähendab seda, mis see tähendab hingel läheb hästi, et meie mõtlemises on õiged asjad. Nüüd siit tuleb üks asi välja. Ma arvan, et kes on aiapidamisega natuke tegelenud, ütleme, kui kevadel külvad näiteks porgandi oma peenra peale ja paned selle ilusti sinna kasvama, siis mingi aja pärast ilmuvad need väikesed taimekesed seal järjest välja, aga millegi pärast hakkab ilmuma sinna ka igasugust umbrohtu, mida sina küll ei külvanud, aga see on kuskil seal mulla sees olemas olnud. Ja nüüd, kui sa tahad sellest umbrohust, eriti kui sa on veel orasrohi lahti saada, siis sa ei tee niimoodi, et võtad käärid ja lõikad lihtsalt need pealsed maha ja asi korras. Ei, sa pead minema ja tõmbama selle juurika välja, selle orasrohudest. Muidu ta ronib igale poole laiali ja sul on see peenar varsti seda kraami uuesti jälle täis. Et sa pead tegelikult ta koos juurega välja tõmbama. Nüüd see, mis jaoks ma selle välja toon, on see sama, et kui me tegeleme ka sageli inimeste nii terviseprobleemidega kui ka rahaliste probleemidega, siis meil tuleb minna ka selle juurika juurde. Näiteks inimene, kellel on rahalised probleemid, temal ei ole, mõni ütleb, tal on raha vaja. Tegelikult see ei ole põhiiva. Tal on vaja tegelikult oma mõtlemine muuta ja tal on vaja ka, et Jumala sõna võiks temasse usku tekitada. Ja vahetevahel ka isegi inimesi, ütleme, tegelevad just ka isegi kodutute ja
inimestega, kellel on rahalised probleemid ja ütleme materiaalsed probleemid ja jagavad neile süüa ja hoolitsevad nende eest ja riideid. Nüüd see ei ole oma olemuselt vale, aga tegelikult need inimesed vajavad rohkem Jumala sõna kui neid praktilisi asju. Sest et need praktilised asjad on ainult ajutised. Ta saab täna oma kõhu täis, tal on homme jälle süüa vaja. Ja iva on selles, et tal on vaja mõtlemise muutumist ja tema usku, et ta õpib Jumala käest ammutama ka lahendusi oma tegelike eluprobleemidele. Ja selleks on tal sõna vaja. Et see inimene vajab Jumala sõna rohkem, kui ta vajab neid materiaalseid asju. Ja see on ka see, millest me peame aru saama ka, et kui ta just siin räägib, et kuidas meie hingelugu on, et me ise vajame ka Jumala sõna rohkem, kui me vajame materiaalseid asju. Mõni ütleb, et mul on tõsised terviseprobleemid selles või teises alas, et mul on vaja lahendusi selle asjale, et mul oleks vaja abi selle asja juurde. Meil on vaja Jumala sõna. Meil on vaja Jumala sõna, mis uuendab meie mõtlemise, mis muudab meie mõtlemise, et nüüd see hingelugu võiks olla hea, meie hing võiks olla jõukas ja siis sellest tuleb esile ka tervis. Nüüd ka arstid on isegi ütelnud, kuigi et arstid ei ole meie usu aluseks, aga ütleme, nad kinnitavad seda, mis Jumala sõna on ütelnud, et väga suur osa haigusi on seotud sellega, mis toimub inimese mõtlemises. Või niisugune väga keeruline sõna on, nad on psühhosomaatilised. See tähendab see, et see lähtub sellest, mis toimub inimese mõtlemises. Et inimene on stressis, ta on mures, ta on hirmu all, tal on igasugused erinevad pinged ja nüüd sellepärast lööb see haigus välja temas. Ja nüüd tegelikult siin me näeme väga hästi seda sama tegelikult. See, et inimene ta on haige tegelikult sellepärast, et tema hingelugu ei ole hea. Tema mõtlemine ei ole korras, tema mõtlemasjad ei ole õiges tasakaalus nagu Jumala sõnaga ja sellepärast ta nii-öelda ei pruugigi terve olla. Et sellepärast ongi meil vaja tegeleda siis selle juurikaga ja see juurikas on selles kontekstis just mismoodi me mõtleme. Ma loen ühe teise kirjakoha, see on 2 Timoteuse 1:7 ja see ütleb, et sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Ja ma loen sellest samast ka ühe teise tõlke, jällegi laindunud tõlke ja see ütleb niimoodi, sest Jumal ei andnud meile pelglikkuse, arguse, argpüksi ja lömitamise ja närtsinud vaimu, vaid ta on meile andnud väe ja armastuse ning rahuliku ja tasakaaluka meele, distsipliini ja enesekontrolli vaimu. Laindunud tõlge toob nagu kõik need erinevad nagu sünonüümid järjest siia ritta, mismoodi neid sõnu võib tõlkida. Ja just see, mille ma tahan tähelepanu juhtida, ta ütleb, et Jumal on andnud meile väe, armastuse, rahuliku ja tasakaaluka meele. Ja me näeme, et Jumal ütleb, et ta on andnud meile tasakaaluka meele ja ka rahuliku meele. Nüüd vahetevahel mõned inimesed räägivad endast kogu aeg, ma olen nii üliemotsionaalne ja mul on see ja mul on nii rahutu ja mida Jumala sõna ütleb. See ütleb, aga see on ju see elupraktika. Nüüd, kui me tahame selle elupraktika muuta, siis me peame võtma Jumala sõna ja selle, mis Jumal on meile öelnud. Ta on andnud meile rahuliku ja tasakaaluka meele. Ja ta ütleb veel ikka distsipliini ja enesekontrolli. Nüüd see ilmselgelt viitab ka meie mõtlemise distsiplineerimist ja enesekontrolli. Ja just seesama, see on see, mis Jumal meile on andnud. Ja see hakkab tegelikult ka sellest peale, ta ei ole andnud meile, eesti keeles tõlgitab siis arguse vaimu. Need ingliskeelsed tõlked tõlgivad ka isegi lausa hirmu vaimu. Et kui me kuskil puutume kokku hirmuga, siis see ei ole Jumala käest tulnud. Jumal ei ole andnud meile hirmu. Ja see ei kuulu meile ja see on midagi sellist, mille me peame vastu seisma ja ära tundma, et see on oma olemuselt kuratlik asi. See ei ole Jumala kingitus, see ei ole mingi asi, mis me peaksime, millest me peame olema mõjutatud. Et Jumal on need asjad andnud meile ja see on midagi sellist, mis me peaks iseenda kohta rääkima, uskuma ja järjepidevalt sellest ka kinni hoidma. Ja see võib-olla see mõte inimestele on nii uus ja võõras üldse, et meie hing võib olla ka jõukas. Aga me peame selle avastama, et tegelikult see on, et miks me peame oma meeli uuendama, see on osa meie hingest, väga oluline osa. Ja jälle, see on meie teha see jõukaks. Teha see, et meie hingel käib käsi hästi, mis tähendabki seda, et meil on rahu. See on üks põhilisi asju, mis Jumal tahab. Ja seda kogu aeg läbi oma sõna ütleb meile, ära karda, ära muretse, vaid just see, et Jeesus ütles, ma annan sulle oma rahu. Mis tähendab seda, et tema rahu kuulub meile. Mis tähendab seda, et see on Jumala plaan ja Jumala tahe igale ühele meile. Et me võiksime elada rahus, me võiksime käia rahus, meie mõtted võiksid olla rahus.
sest see on tegelikult tohutu õnnistus, elada rahus. Amen. Ja ma loeksin laulude raamatust ja esimesest laulust ja esimesest salmist ütleb nii: õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kellel on hea meel Jehova käsuõpetusest ja kes uurib tema käsuõpetust ööd ja päevad. Siin me näeme ka jälle, et see on midagi, kuhu nüüd see inimene, eks ole, ta uurib, ta mõtleb, millele? Jumala sõnale. Amen. Täpselt see, et ta paneb oma mõtted nendele kõrgematele asjadele, nendele asjadele, mis on üleval, nendele asjadele, mis on Jumala asjad. Ja ta ütleb isegi, ta uurib seda ööd ja päevad. Ja ta ütleb, siis on ta otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis sama vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Nüüd kõik tahavad seda viimast fraasi enda ellu, et kõik, mis ma teen, see läheb korda. Ja inimesed isegi võib-olla nad tunnistavad seda ja nad räägivad seda, aga nad unustavad ära selle, mis neile selle tagab ja toob tegelikult. Ja see on just see, et sa paned oma mõtted Jumala asjadele ja mitte nendele asjadele, mis toimub meie ümber siin maa peal. Ja siis meie nii-öelda tee läheb korda. Ma loen ka jälle nagu meie lemmiktõlge on see laiendatud tõlge ja ma loen selle sama kirjakohaga laiendatud tõlkes ütleb õnnistatud, õnnelik, edukas ja kadestamisväärne on mees. Nüüd see on see, Jumal ütleb, et me oleme kõik õnnistatud, tema on meid õnnistanud. See tähendab, et iga kristlane peaks ütlema enda kohta, ma olen õnnelik, ma olen edukas ja ma olen kadestamisväärne. Mis tähendab seda, et meie elu läheb hästi. Amen. Me oleme õnnistatud. Aga kes on selline mees? Ta ütleb, et see, kes ei käi ega ela jumalatute nõu järgi, järgides nende nõuandeid, nende plaane ja nende eesmärke. Nüüd see ongi jälle see, kuhu me paneme oma mõtted. Kas me paneme oma mõtted selle peale, mida üks jumalatu inimene, kes ei tunne Jumalat, kes ei käi koos Jumalaga, mida tema on mulle öelnud või mida tema ütleb selle olukorra kohta. Või isegi, kui me lähme arsti juurde, mida see arst mulle ütleb, see, kes ei tunne Jumalat, see, kes ei tunne Jumala sõna, kellel ei ole mitte mingit kokkupuudet Jumalaga olnud. Kas ma panen tähele rohkem seda, mida tema mulle ütleb või ma panen oma mõtted selle peale, mida Jumal mulle ütleb oma sõnas. See on ülioluline, sest et jälle see on see, millist vilja me tegelikult lõpuks sööme. Sest et ta ütleb, et õnnistatud on see inimene, kes ei järgi nende inimeste nõuandeid, kes ei tunne Jumalat, kes on jumalatud. Me ei tohiks panna tähele või tegelikult panna nii-öelda, ütleme siis, kui me räägime prioriteetidest, panna nende nõu Jumala sõnast kõrgemale. See on viga. Kui me selle teeme, siis tegelikult me ei ole õnnistatud. See Jumala õnnistus, mis meile kuulub isegi, see tegelikult ei saa meie elus esile tulla, sest et me mõtleme valedele asjadele. Ja me võtame omaks tegelikult nüüd kellegi nõuande või kellegi plaani või eesmärgi, kes isegi ei tunne Jumalat, kellel ei ole aimugi Jumala plaanist minu elu jaoks. Me peaksime avastama selle, mis Jumalal on meie jaoks, mida Jumal on meie kohta rääkinud. Sest et jälle, me ei tohi isegi mõelda iseendast sellest lähtuvalt, mida teised inimesed meie kohta ütlevad. Teised inimesed võivad öelda meie kohta mida iganes, väga halbu asju, väga negatiivseid asju. Ja nüüd, kui ma hakkan seda uskuma, siis tegelikult ma usun valet. Sest et Jumal ei ütle minu kohta seda. Jumal ei ütle seda minu kohta, et sa oled saamatu ja sa oled nii loll või mis iganes veel. Jumal ei ütle seda. Jumal ütleb hoopis teisi asju. Ja kui me ei võta Jumala sõna, siis tegelikult me nüüd ka ei saa elada ega käia selles Jumala heas ja parimas, mis tal meie jaoks on, sest et me ei nõustu Jumalaga. Sest et see, et me võtame Jumala sõna oma mõtetesse ja mõtleme selle peale, see on see, et me nõustume Jumalaga ja see on üks ülioluline asi. Aga ma loen edasi, ütleb, et ega seisa alluva ja passiivsena teel, kus patused käivad. Jälle, ma ei tohi alluda või olla passiivne asjades, mis võtavad omaks inimesed, kes ei tunne Jumalat. Mina ei tohi seda teha, sest et muidu ma ei saa osa Jumala õnnistustest.
ütleb siis edasi, kus patused käivad, ega istu maha lõõgastuma ja puhkama seal, kus pilkajad ja irvitajad kogunevad. Jälle, ma ei tohi tunda ennast mugavalt ja hästi ühes situatsioonis, kus minu ümber on inimesed, kes Jumalat ei tunne, kes võib-olla räägivad koledaid asju, ebasobivaid asju. Ma ei tohiks naerda naljade üle, mille üle patused naeravad. Sest et jälle, millega ma siis nõustun? Ma nõustun mitte Jumalaga, ma ei nõustu siis Jumalaga, ma nõustun tegelikult kuradiga. Et see ei ole ükspuha, kus me oleme, kellega me oleme, mida me teeme, mida me mõtleme. See on antud meie meelevalda. Ja ta ütleb, et edasi, et vaid tema rõõm ja igatsus, nüüd selle õnnistatud inimese, kui sa tahad olla õnnistatud, tema rõõm ja igatsus on issanda seaduses, mis tähendab Jumala sõnas. Ja tema seaduse üle või siis Jumala sõna üle, Jumala ettekirjutuste, juhiste ja õpetuste üle, siis tema harjumuspäraselt mõtiskleb, juurdleb ja uurib päeval ja ööl. Mis see jälle tähendab? Jumala sõna üle, me peaks mõtlema Jumala sõna üle harjumuspäraselt. Amen. Me peaks harjutama selle endale sisse. Igal inimesel on omad harjumused, mida ta teeb, kuidas ta teeb ja üks õige ja hea harjumus sisse endale harjutada on see, et ma mõtlen Jumala sõna peale. Amen. Mitte selle peale, mis inimesed räägivad, mitte selle peale, mis olukorrad mulle räägivad või situatsioonid räägivad, vaid mida Jumal mulle on rääkimas. Amen. Ja ta ütleb, ja ta on nagu puu, mis on kindlalt istutatud ja hooldatud veejõgede äärde, valmis kandma oma vilja omal ajal, ka tema leht ei närtsi ega kuiva ja kõik, mis ta teeb, on edukas ja jõuab küpsuseni. See on hämmastav. Kõik, mis ta teeb, on edukas ja jõuab küpsuseni, aga millal siis, kui me mõtleme Jumala sõna peale. Ja ta ütleb, mulle nii meeldib see läändunud tõlge, ta on nagu puu, mis on kindlalt istutatud ja hooldatud. See ei ole see, et su elu on siis nagu nende tuulte ja et sa oled nende tuulte ja tormide käes ja sa kogu aeg kõigud ja sa kogu aeg muutud ja üks päev sa oled all ja depressioonis ja teine päev läheb kõik hästi, sest et päike paistab ja kõik inimesed ütlevad sulle hästi ja nii-öelda käivad sinuga ümber kenasti, et siis on nagu kõik hästi. Me ei tohiks olla oma elus liigutatud ega nii-öelda meie isegi emotsioonid ei tohiks muutuda vastavalt sellele, kuidas olukorrad või inimesed meie ümber muutuvad või mida nemad teevad. Vaid me peaks olema nii kindlalt istutatud nagu üks suur puu, kes on ajanud oma juured laiali. Aga kuidas see toimub ja kuidas see juhtub? Siis, kui me mõtleme Jumala sõnade peale. Ja me oleme nagu istutatud ka, ütleb, veejõgede äärde. See tähendab seda, et me ei ole kunagi kuival. Me ei ole kunagi kuival. Jumala sõna on see, mis meid värskendab. Jumala sõna on see, mis meid toidab. See on see, mis meid ehitab, mis meid tugevdab. Ja sellepärast me peame mõtlema kogu aeg Jumala sõnale. See on see kindel alus. See on see hea asi, mida me saame teha iseendale, et olla edukas. Ja nüüd ongi see, et meie hing on edukas ja meie käsi käib hästi ja kõik, mis me ette võtame, läheb korda. Miks? Sest et ma panen oma mõtted Jumala sõna peale. Sest et Jumala sõna ei ole lihtsalt mingi tühine asi. Ta ütleb, et Jumala sõna on meie elu. See ongi see, mis annab meile ühe elamisväärse elu, on Jumala sõna. Meile ei anna elamisväärset elu isegi mitte see, mis on meie rahakotis või pangaarvel või need olukorrad meie ümber, et need on kogu aeg kuidagi viisi ideaalsed. Ei, meil ei ole sellist elu. Jumal ei garanteeri meile sellist elu. Vaid meie elu on edukas ja meie käsi käib hästi, kui me paneme oma mõtted Jumala sõna peale ja kui me mõtleme sellele päeval ja öösel. Amen. Amen. Nüüd ma toon välja veel paar kirja kohta Vanast testamendist, laulude raamatust. Ja laul 92:5 ütleb niimoodi. Sest sina, Jehova, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega. Ja. Ma hõiskan sinu käte tööde pärast. Kui suured on sinu teod, Jehova, väga sügavad on su mõtted. Totter inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru. Nüüd, üks huvitav asi on see, et ma näen siin seda, et ta tänab Jumalat tema mõtete eest. Ja.
see on need samad asjad eest, ehk siis tegelikult seesama tema sõna ongi need, mis on Jumala mõtted. Ja nüüd ta on nagu öeldakse, pöörab selle tähelepanu, ta ei räägi sellest, et Jumala nii-öelda mõtted on väga sügavad, vaid ta toob ka selle välja just, et ka meile võime neid mõelda. Et vahetevahel inimesed mõtlevad, Jumala teed on nii aimatud ja kõrged ja meil sellega pistmist on. Ei, me võime ka mõelda nende asjade peale. Me võime võtta need Jumala sügavad mõtted ja mõtelda nende asjade üle. Ja tunda sellest rõõmu ja olla tänulikud Jumal nende asjadele. Ja ma usun, et keegi ei taha, et tema kohta peaks ütlema, nagu vanad eestikeelsed sõnad, et me oleme totrad või albid. Aga me näeme seda, et kui me ei saa sellest aru, et need on tõesti väärtuslikud mõtted, siis tegelikult me oleme rumalad inimesed. Et Jumala sõna on see, mis toob meile tarkust ja toob meid välja ka sellisest olukordadest. Nüüd teine kirjakoht, see on laulud 139:17, mis ütleb natuke sarnast asja isegi ütleb. Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, o Jumal, kui väga suur on nende arv, kui ma hakkasin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva. Kui ma ärkasin, olen ma alles sinu juures. Nüüd ta toob ühe huvitava asja välja, ta ütleb, ent kui kallid. Nüüd me näeme seda, et ta väärtustab Jumala sõna. Nüüd see on üks väga oluline asi tegelikult, mida iga kristlane peaks oma elus tegema. Mismoodi me väärtustame Jumala sõna? See on see, kuidas me sellesse suhtume. Mõni ütleb, ma pühin alati ilusti piibli pealt oma tolmu ära. See ei ole Jumala sõna väärtustamine. See on piibliraamatu väärtustamine. Me peame väärtustama seda, mis seal sees on. Ja see tähendab just seesama, et kui seda räägitakse, kuidas me suhtume sellesse, mismoodi me käitume koguduses koosoleku ajal isegi. Vähest mõned inimesed, nendel on 100 muud asja teha, räägitakse Jumala sõna, nad surfavad mobiilis, nad tegelevad muude asjadega, räägivad kõrval oleva inimesega juttu, järelikult Jumala sõna ei ole nende jaoks tähtis. Nüüd jutluse aeg on selleks, et mida kuulata, seda, mida Jumalal on öelda mulle, sest et see sõna on tähtis ja see sõna on kallis, et Jumala mõtted, mis nüüd jagatakse, need on kallid mulle. Et see on üks prioriteetide paika panemise asi ja me näeme, kuidas Taavet on enda jaoks need asjad paika pannud. Ja ta ütleb, et kui kallid on mulle sinu mõtted. Ja ta räägib nendest ja kasutab neid erinevaid võrdpilte selle kohta just, et kuivõrd väärtuslikud ja kuivõrd palju neid on ja ta tahab neid, nagu öeldakse, mõelda, tahab neid hoida oma mõtetes. Ja see peaks olema iga kristlase eesmärk ja igatsus tegelikult. Ja, absoluutselt. Ja see ongi see, et Jumala mõtted tegelikult toovad meile elu. Ja väga palju, miks nii paljud kristlased ei pööra Jumala sõnale piisavalt tähelepanu, sest nad ei usu seda. Nad ei usu seda, et Jumala sõna on see, mis toob neile elu. Või nagu ütleb isegi õpetussõnades, ütleb ka, et Jumala sõna on tegelikult meile terviseks. Amen. Kui inimesed usuksid seda, nad pööraksid Jumala sõnale palju rohkem tähelepanu. Ja see on tõde, kui me võtame Jumala sõna ja hakkame sellele mõtlema, paneme selle oma südamesse ja oma mõtetesse, oma suhu, siis see toodab tervist meie ihus. Ja kui sa usud seda, siis sa saad seda. Ja kui sa ei usu seda, siis sa ei saa seda. Kõik asjad toimuvad meie usu peal. Ja ma loen ühe kirjakoha, mis on, ma arvan, enamus kristlastele väga tuttav. Ja tihti peale juhtubki see, et me tihti komistame tegelikult asjade üle, mida me tegelikult teame. Ja mis ongi meile tuttavad, aga me ei rakenda neid. Ja me ei võta neid asju tõsiselt. Sest kui me võtaks neid asju tõsiselt, siis tegelikult me saaks selle tulemuse, mida see sõna sisaldab. Ja Jumala iga sõna on täis elu ja täis väge. Jumala sõna mitte ükski sõna Jumala sõnas ei ole ilma väeta. Seal on see vägi, et nii-öelda toota nüüd seda, mida see sõna ütleb. Aga meil on vaja uskuda seda. Aga Joosua kiri ja 1. peatükk ja 8. salm. Jumal ütleb meile kõigile seda ja ütleb, ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat. Mis see on? See on Jumala sõna sinu suust. See tähendab, me peame seda rääkima. Ja ütleb edasi, vaid mõtle sellele päeval ja öösel. Jälle, ta kordab, nagu ma lugesin laul 1, eks ole, ja ta räägib mitmes kohas seda sama asja, et me peaksime mõtlema Jumala sõnale päeval ja öösel. Amen.
ja mõni inimene ütleb, et see on võimatu. Ma ei saa, kuidas see on võimalik mõelda sellele päeval ja öösel. Mul on igasuguseid tegevusi, mul on igasuguseid kohustusi, mis mul on. Ja, aga nagu ma ütlesin ka alguses, tegelikult me mõtleme millegi peale kogu aeg. Amen. Millegi peale me mõtleme kogu aeg. Siis pigem ja parem võtame Jumala sõna ja mõtleme sellele. Amen. Väga hea harjumus endale sisse juurutada on see, et me võtame hommikul ja isegi kõige parem on see, kui me küsime Jumala käest ja püha vaimu käest, mis oleks see kirjakoht või see sõna minu jaoks, mida ma vajan täna. Amen. Ja võtta see üks kirjakoht, lihtsalt üks kirjakoht ja mõelda sellele läbi päeva. Amen. Ja ma ütlen, et meie elud muutuvad, kui me hakkame seda tegema. Sest jälle Jumala sõna toodab elu ja toodab kõike seda, mis seal sõna sees on. Ja ta ütleb, et vaid mõtle sellele päeval ja öösel. See tähendab, see Jumala sõna peaks olema meie suus ja see peaks olema meie mõtetes. Ja ütleb, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud. Nüüd, mis see tähendab? Mis see tähendab, et sa peaksid? See tähendab seda, et me nüüd teeksime selle sõna järele ja me teeksime täpselt seda, mida see sõna ütleb. Nüüd, järelikult me jõuame selleni, et me ei saagi Jumala sõna tegelikult rakendada ja seda nii-öelda panna oma ellu, kui me seda ei räägi ja kui me sellele ei mõtle. Siis me ei ole selleks nagu, me ei ole varustatud selleks, et nüüd seda sõna teha. Aga kui nüüd me räägime seda sõna, kui nüüd me mõtleme selle sõna peale, nagu Jumal ütleb meile, nüüd me oleme varustatud selleks, et teha selle sõna järgi. Et seda nüüd panna oma igapäeva elu praktikasse. Ja kui me seda teeme, siis mis ta ütleb, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Amen. Millal siis? Siis kui sa, nüüd kui me paneme nii-öelda kogu selle tagurpidi käima selle jada siin, siis kui me rakendame Jumala sõna, kui me teeme selle sõna järgi, aga kuidas me saame seda teha, on see, kui me mõtleme sellele ja kui me räägime seda sõna. Ja nii lihtne tegelikult ongi, see on üks eduvalem. Jumal annab meile kõigile ühe eduvalemi meie eluks tegelikult. Ja igaüks tahab olla edukas. Igaüks tahab, et meie käsi käiks hästi. Ja mida me peame siis tegema? See on väga lihtne. Me peame võtma selle, mida Jumal meile ütleb ja tegema täpselt nii, nagu Jumal meile ütleb. Ja siis me oleme edukad. Kuidas üks inimene on edukas oma töökohas, siis kui ta teeb täpselt nii, nagu tema ülemus talle on öelnud. Amen. Kuidas ta peaks oma nii-öelda asju siis tegema, mis iganes tööd ta teeb. Ja see on see, mis paneb nii-öelda ta olukorda, kus tema ülemus paneb teda tähele, kus kõik see, mis ta teeb, talle meeldib. Arvatavasti ta saaks palgatõusu, ta saaks võib-olla parema mingisuguse koha peale selle töö. Miks? Sest ta teeb täpselt nii, nagu talle on öeldud. Ja iga tööandja igatseb selliseid töötajaid enda firmasse. Nüüd, kui me teeme seda sama Jumala sõnaga, Jumal ütleb, et me oleme edukad. Amen. Nii et kui me tahame olla targad, kui me tahame olla edukad kõiges, mis me teeme, siis see ei ole keeruline ja see ei ole tegelikult raske. Sest et Jumal ei anna meile teha mitte midagi, mida me ei suuda teha. Jumal ei anna meile mitte midagi teha, mis ei ole meie võimekuses. Ei, see on kõik tegelikult väga lihtne ja väga tehtav, mida Jumal meile ütleb. Ja ta ütleb meile lihtsalt selle, võta minu sõna, pane see oma suhu, pane see oma mõtetesse, mõtle sellele läbi päeva. Ja kui me hakkame seda tegema, öösel me ihu küll magab, aga meie vaim ei maga. Nii et see Jumala sõna on tegelikult keerlemas meis kogu aeg, kui me seda teeme läbi päeva ka. Ja nüüd Jumal ütleb seda, et nüüd õnnestub meie teekond ja nüüd tegelikult meil on kordamine ja me astume selle edu sisse, mida me kõik igatseme ja tahame. Nii et see ei ole keeruline ega raske, see on lihtne. Aga me peame kuuletuma Jumalale ja tegema täpselt nii, nagu tema meile ütleb.